Tervis minu poolt, aga ma enne kui alustan, siis palvetame. Kallis taeva, Isa, me tuleme sinu palge ette Jeesuse nimel ja Isa, me täname sind selle koosoleku eest, tänan iga inimese eest, kes täna on siia tulnud. Isa, ma tänan, et sinu püha vaim on siin kohal, et sina oled siin paigas ja et sina puudutad ja muudad inimeste elusid nii, nagu sina tahad, et me oleksime. Isa, me anname oma elud, oma ihud, oma mõtted ja meeled sinu kätte, et sa võiksid meid kasutada, et me võiksime olla sinule kättesaadavad ja et me oleksime sinu omad. Isa, ma tänan sind igaühe eest, tänan, et püha vaim liigub ja puudutab meid ja ilmutab meile asju, mida Isa tahab meile näidata ja ilmutada. Näita meile, kes on Jeesus, et me võiksime teda tundma õppida ja tema järgi käia ja tema omad olla Jeesuse nimel. Aitäh sulle selle päeva eest, aitäh iga inimese eest. Õnnista igat inimest Jeesuse nimel ja aita mul lisand jagada seda, mida sa oled südamesse pannud. Amen. Aga rõõm on näha kõiki, kes siin olete. Tänane teema on siis üpris soolane, aga ma loodan, et ma väga magedat juttu teile ei aja. Aga igal juhul ma katsun ka mitte liiga soolast, kuidagi mõõdukalt peab seda teemat jagama, aga Jeesus rääkis siis ühest olulistest asjadest, üldse, mis siin maa peal, enne kui ma selle teema juurde läheks, võib-olla räägiks üldse, et Jeesus rääkis ju mäejutlusi mäe peal ja ta rääkis seal väga erinevaid asju ja siis peame mõistma ka, mida need mäejutlused tähendavad ja et siis saame nagu paremini aru, mis see Jeesus räägib ka sellest soola teemast. Et see mäejutluste eesmärk, mida Jeesus rääkis, et see ei ole nagu mingi eesmärkide kogumik selle maailma jaoks, kuidas nad peaksid elama, vaid vaid Jeesus rääkis, kuidas toimib Jumala riik siin maa peal. Et ta isegi rääkid sellest, milline on taevas, või ütleme, ta küll kirjeldas taevast, aga see mäejutluste eesmärk on, et kuidas siin maa peal inimesed, kuidas Jumala riik siin maa peal toimib ja minu ja sinu elus samuti. Ja sellepärast ta rääkis, et seal oli nendest jutlustes või nendest tähendamissõnades oli palju asju, mis taevariigis üldse ei ole. Et seal ei ole näiteks tagakiusamist, kus Jeesus ütles, et õndsad olete teie, kui teid minu pärast taga kiusatakse ja teist laimatakse ja valet räägitakse, et taevariigis sukst asja ei ole, siin maa peal on. Ja siis sellepärast Jeesus rääkis, et kuidas siin maa peal kristlasena elada, kuidas Jumala riik siin maa peal toimib, et seda oleks vaja meil siin teada, sellepärast ta rääkis nendest asjadest. Ja ta rääkis, kuidas siis käituda selles maailmas meil kristlastena ja ta siis ei kirjeldanud nii väga seda, mis taevas saab olema. Ja Piibel räägib seda, et Jumala riik kuulub juba meile. Kui me oleme Jeesuse vastu võtnud, inimene, kes võtab Jeesuse vastu, siis selles hetkes Jumala riik tuleb sinu sisse elama. Jeesus tuleb sinu sisse elama ja kogu see põhimõtted, kõik need, mis Jumalal on omane, see on sinu sees olemas. Iseasi, kuidas sa selle välja elad ja kas sa selle vastu võtad, sa võid ka selle tõrges selles suhtes olla, et sellest praegust räägime. Aga Jumal on niimoodi loonud, et inimene, kes võtab Jeesuse vastu, siis tuleb kogu see pakett Jumala riigist, kõik see tuleb sinu sisse. Küsimus on, et kuidas see nüüd avaldub sinu sees, et kas sa oled kinni, hoiad selle kõik endas ja ei lase seda välja või elad ikka nii, nagu mina tahan oma arusaamist järgi või siis sa lased sellele välja. Ma tean, et ega me oleme kõik ekslikud, me oleme patused, me eksime, teeme igasugust halbu asju, meil on häbi paljudest asjadest, aga Jumal sellele vaatamata tahab avalduda meie elus. Ja siis sellepärast ta rääkis meile paljudest asjadest. Ehk siis Jumala riik kuulub juba meile, et ütleb, et õndsed on need, kes on vaimust vaesed, sest nende päralt on Jumala riik. Mitte see, et sa võiksid saavutada kuidagi Jumala riigi oma elus, vaid et see on juba sinu päralt ja rääkis paljudest muudest asjadest. Ja siis muuseas ta ütles veel seda ka,
et kui teid minu pärast taga kiusatakse, siis teie palk on suur taevas, olge rõõmsad ja õisake. Et kuidas sa saad tunda rõõmu asjadest, kui sind kiusatakse või sinust halba räägitakse või sinust kui mingisugust kristlasest räägitakse ja sa tunned nagu ennast halvasti. Aga kui Jumala riik on sinu sees, kui sa selle lased välja avalduda, siis hakkab juhtuma asju. Siis hakkad mõistma. Aga see mõistmine tulebki tegelikult tasapisi. Me sageli ei mõistagi, isegi kui ma mäletan, et kui mina võtsin Jeesuse vastu, ega mitte midagi erilist nagu juhtudki, et ma ei saanud arugi, mis tegelikult toimus üldse. Kas üldse Jumal on olemas ikkagi? Sellised küsimused ikka olid edasi. Aga ometi ma kogesin, et midagi ikka on, aga see oli nii nagu väiksel rohu, võib-olla juure tasandil alles, aga see oli olemas. See oli üks väike seeme, mida ise ei näegi midagi, aga ühel hetkel, kui sa lased selle kasvada, siis see kasvab ja kasvab suureks. Mida rohkem sa lased seda kasvada, siis seda rohkem ta hakkab avalduma, väljendama sinu elus. Aga algab väikselt, nii et mitte keegi ei näe ja sina isegi sageli ei näe seda. Mõtled ka, et kas ma ikka olen nüüd kristlane või ole. Aga Jumala sõna on nii seeme ja ta tahab, et sa hoolitseksid selle seemne eest. Selle taevariigi eest, see taevariik on pisike seeme ja ta tahab selle eest hoolitseksid. Ja siis ta räägib, et see on nagu, olge, teie palk on suur taevas. Kui te minu pärast nagu taga kiusatakse, siis ütleb, et palk on üldse siukene asi, et meil on raske seda vastu nagu võtta, et mis palka seal saab siis nagu, et ma pean siis nagu tööd tegema, et vaeva nägema, et saada palka. Et see tegelikult on Jumala armust, et me maises mõttes oleme harjunud niimoodi mõtlema, et teed tööd ja siis saad vastava palga, kui teed hästi tööd, saad rohkem palka ja viletsasti saad vähem, aga Jumala riigis on natuke teistmoodi need arusaamised, et see on Jumala armust, et see, et sa üldse siin saad olla, et sa üldse saad Jumalat teenida näiteks või anda oma elu tema kätte, see on ka tegelikult Jumala arm kõik. Et me ei teeni välja see, et sa üldse saad teenida, see on nagu suurest armust. Et me ei saa teenida Jumala riiki endale välja, et ma olen nüüd tubli inimene, siis tuleb Jumal minu juurde, et niimoodi see ei käi. Et see on ikkagi Jumala armust. Aga lähme siis selle soola juurde, et siis Matteuse evangeeliumis siis Jeesus ütles, et teie olete maa sool. Et ta ei öelnud seda, et te peaksite olema maa sool. Ta ei öelnud ka seda, et te võiksite olla nagu maasool. Vaid ta ütles, et te olete maasool. Just sellepärast, et Jumal on, kui sinu sees Jeesus valitseb, kui sa võtad tõsiselt Jeesust, siis see sool juba on sinu sees olemas. Sa ei pea selleks välja teenima, sa ei pea rabelema midagi, sa ei pea võimlema, mida iganes, käima kuskil koolis, et saada soola, vaid et see on juba sinu sees olemas. Jumal on öelnud, et teie olete maasool. Ja tegemist ei ole ka sinu eriliste võimetega, et nüüd on Jumal minu sees ja nüüd mul on erilised võimed midagi teha. Et see ei ole sinust ei ole mitte midagi tegelikult, vaid et see, kes on sinuga, see tekitab selle soolasuse sinu sees. Et see, et Jeesus, kui ta on sinu südames, siis selle tõttu on see maasool sinu sees olemas. Et need sinu saavutused ja võimed ei saavuta siin mitte midagi, et mõned on väga võimekad inimesed, mõned on kes saavutavad väga palju ja mõned inimesed ei saavuta. Vaatad, et kui suhtled erinevate inimeste, mitte ainult ühepoolsete inimeste, mitte endasuguste inimestega, vaid mõned inimesed, parem on suhelda hästi ja erinevate inimestega, siis sa saad aru, mis see silmaring natuke laieneb, ja oleks suhelda presidendiga, samas ka täitsa inimesega, kes üldse ei ole võib-olla kõnelemisvõimelinegi. Et sa pead õppima suhtlema, et sa näed, mis toimub. Et tegelikult see kõik on Jumala armust. Nii see, kes ei suuda isegi elus hakkama saada, kui see, kes saavutab väga palju. Et need on tegelikult Jumala armust, sageli kumbki ei mõista tegelikult. See võib olla nii, et mõned ei mõistagi, paljud ei mõista seda. Aga see on Jumala arm. Ja et siis see saavutustega me ei saavuta, see ei ole meist enestest, vaid see sool on Jumala poolt antud meile. Küll aga siis on see eriline, see Jumala poolt antud see and. Ja Jeesus räägis oma jüngritest, et ta rääkis seda oma jüngritele, et teie olete siis maasool ja te olete saanud sellest osa. Ja see osa, mis meil on, see paistab välja. Täpselt sama oli nagu võib-olla järgmine kord räägitakse sellest valgusest, et see valgus paistab lihtsalt inimestele.
et sa ise ei pea midagi saavutama siin, et sina ei ole valgus, vaid sina peegeldad seda ja paistad seda välja. Samamoodi ka see soolasus, see nagu paistab inimestele välja. Ja kui me siis tegutseme siin, siis hakkab see avalduma. Et meie oleme siis selles maailmas soolaks. Ja ehk siis soolal on ju teatud mõju siin meie eludes ja selles maailmas. Ja see mõju ongi just see Jeesus. Kui Jeesus siin maa peal oli, siis ta tegutses ja ta mõjutas inimesi. Ja samamoodi nüüd Jeesust siin maa peal ei ole, nüüd on ta niimoodi otsustanud, et tema jüngrid, need, kes on tema omad, kes usuvad temasse, kes võtavad teda tõsiselt, nemad nüüd täidavad seda osa tema eest. Meie oleme need, kes me peame siis otsustama, kas me esindame Jeesust ja mil moel me seda esindame, kas me laseme sellel soolal olla selles maailmas või mitte, või peidame. Soola võib ka hoida vaka all kuskil, sahtlis kuskil ja üldse ei kasuta seda, siis ei ole sellest mingit kasu, siis me laseme need võimalused, mis Jumal meile on andnud, need annid, mis Jumal on meile andnud, me laseme raisku lihtsalt. Et see ei ole üks asi, mida Jumal rõõmu tunneb. Et Jumal ei anna asju, et seda lihtsalt hoida kuskil, vaid et ta tahab, et sa kasutaksid kõik kannid, mis Jumal on andnud, kõik see pakett, mis sulle on antud, ta tahab, et sa seda kuidagi hakkasid kasutama ja oleksid viljakas selles. Ma tean, et see ei ole nii lihtne, et see on keeruline võib-olla mingil määral, aga sul on lihtsalt vaja, et sa oleksid kätte saadav Jumalale. Et sa lased Jumalal tegutseda, lased muuta oma elu, lased kõnetada oma elu, lased väljenduda ennast. Ja siis me oleme kuulnud ka seda, et Jeesus rääkis seda, et sool võib nagu läägeks muutuda. Ta siin ütleb, et kui sool läheb läägeks, kuidas seda saab teha jälle soolaseks? Kui Jeesus sellest rääkis, et teie olete maasool ja kui see sool läheb nagu läägeks, siis et kuidas seda uuesti siis soolaseks saada. Et see on tegelikult minu jaoks natukene murdsin pead selle teemaga, et mina ei ole kunagi sellist soola ostnud, mis oleks lääge. Ma ei tea, kas keegi on teist, kes kokandusega tegeleb või kasutad soole, no polegi, soola maitsetki ei ole, et on keegi sellist kogemust üldse olnud. On mõned, no ma ei tea, mina isiklikult ma olen siis kvaliteetset soola ainult ostnud, aga üldiselt poes eriti ei ole sellist saada sellist soole, kus sa ostad soole ja vaatad mage nagu. Et ma ei ole kogenud, aga samas ja kui natuke uurida, siis sool iseenesest tegelikult üldse ei muutu. Soola keemiline koostis üldse, seda ei saa muuta. See on nii nagu on naatriumkloriid, mis ta on soolane ikkagi. Et soolas pole üldse asi tegelikult. Probleem on võib-olla see, et kui Jeesus sellest rääkis, siis rääkis juba sellest, Iisraelis on surnu meri, no seda nimetatakse soolamereks, eks. Et see on väga soolane selline vesi, 25%, mis soola sisaldus, et see on tohutu, väga kange kraamiks. Et samamoodi, et sealt kaevandati soola ja siis seal oli selline, seal Jeesus tõenäoliselt, see nüüd oletatakse seda, et ta võis seal kaevandati sellist soola, mis sisaldas kõike muid aineid ka veel lisaks soolale. Ja kui see oli sellises niiskes keskkonnas see aine, siis see sool ligunes välja niiskusega. Ja siis jäi see muu materjal, mis iganes see oli, et siis selle tõttu jäi see mage sool, et oli see ebakvaliteetne sool. Aga sool iseenesest, selles pole probleem. Ja samamoodi ka meie elus siis, et ka meie elus võib see sool välja liguneda, kui sa viibid sellises keskkonnas, kus on võib-olla selline, sool niiskusega liguneb välja, eks, lahustub ära. Et samamoodi ka meie, et kui sa viibid väga palju sellises keskkonnas, kus Jumal ei taha, et sa oleksid, siis see Jumala riik, Piibel ütleb, et ärge kurvastage Jumala vaimu. See tähendab, et sa võid niimoodi elada oma elu, et sa kurvastad Jumalat nii, et ta lihtsalt liguneb ära sealt sinu elust. Kui sa teed selliseid asju, mis Jumalale, sa saad aru, et see ei ole õige asi, mida teha.
et mis Jumal on öelnud, et see on halb, et ma kurvastun selle tõttu ja kui sa seda jätkad ja jätkad, et lihtsalt omast jonnist ja kangusest jätkad, siis ühel hetkel Jumala vaim lihtsalt vaikselt lahkub. Ja sellega paraku paljud inimesed nagu mängivad ja ei võta tõsiselt sellist asja, et asi ei ole mitte Jumalas, ei ole selle soolas, ei ole probleem üldse, vaid meie suhtumistes ja hoiakutes. Et kas sa lased Jumalal olla, Jumal ei hakka vägisi, Jumala riiki sinus nagu, ta ei lase seda aurõngas sinu peale vägisi lihtsalt ei tekita sulle ja vaid ta lihtsalt tahab, et sina laseksid Jumalal, annaksid maad Jumalale oma südames. Laseksid sel soolal olla ja tegutseda ja avalduda sinu elus, et see küsimus on, kuidas me laseme seda nüüd avalduda, et see on nagu muidugi väljakutse, et me elame ju sellises keskkonnas. Aga Jumal tahab, et see avaldaks meis ja mis me räägime natuke veel sellest mõnest asjast, et sool on selline asi, mis tekitab nagu janu, kui oled pannud tähele. Liiga palju soola sööd, siis tekib selline janu tunne, eks. Aga samas ta ka kustutab janu. Et kui seal inimene näiteks igistab väga palju, hästi palju tööd teeb ja igistab terve päev ja siis on seal tohutu janu pärast seda. Ja siis, kui sa saad natukene soolast vett, siis see kustutab sinu janu. Et Jumala sõna ja Jumala see ligiolek, osadus, see samuti tegelikult kustutab janu, aga tegelikult ta tekitab janu Jumala vastu. Et sul on nagu tahe Jumalat õppida tundma. Et see on see, mis Jumal teeb nagu oma soolasusega, et ta tahab, et sul oleks mõlemit. Et ei ole ainult niimoodi, et ainult Jumal täidab sinu vajadusi ja kustutab su janu kogu aeg, et sul on uudishimu ja siis ta kogu aeg täidab seda. Ta tekitab ka seda, et sul oleks selline janu Jumala järgi, et igatsus Jumala järgi, ja seda just sellistes keerulistes olukordades, kus sa oled kiusatud, kus sul on kalduvus pattu teha, kus sul on just sellises keskkonnas, siin maa peal. Taevas ei ole kiusatusi, seal ei ole väljakutseid, aga siin maa peal on väljakutsed just ta sellepärast me läkitas Jeesuse kõrbe kuradi kiusata. Et selline osadus oleks, kõik see, mis me oleme siin kristlastena, see ei tule lihtsalt niimoodi, et nagu selline, jah, Jumal on pannud selle paketi meie sisse, aga see hakkab avalduma ikkagi sinu südames. See hakkab sinu elust avalduma, kas sa lased seda. Ja Jumal on selle nii otsustanud, et siin keerulises maailmas, rasketes oludes hakkab see nagu kasvama. Ja see eeldab sinu otsuseid, väga palju sinu otsuseid. Mida sa tahad? Mida sa tahad, et Jumal sinu elus teeks? Kas sa tahad, et Jumal sinu elus avalduks? Ja siis tuleb sellised olukorrad, kus tekib kiusatus, et ei tahagi nii elada. Mis ma peaks laskma ennast, Jeesus ütles, et pööra oma põsk sellele, kes sind kiusab, pööra teine ka. Ma ei taha niimoodi, mulle ei meeldi sellised põhimõtted. Mul on ka õigus ennast kaitsta, aga kui sa Jeesuse pärast teed seda, ma räägin, et sa pead nüüd kõigile niimoodi tegema, aga kui sa teatud olukordades, no ma olen mitmed kord sellises olukordades olnud, küll mitte füüsiliselt niimoodi, aga inimene ütleb midagi väga halvasti ja siis väga oluline, kuidas sa nüüd reageerid sellele, väga palju oluline. Ma olen näinud sellised olukordasi, kuidas inimesed täiesti sealt näha, et inimene on kristlane, aga ta ei käitu üldse nii, nagu Jumal räägib. Ta selle asemel, et pöörata teine põsk, ma saan aru, et nüüd on õige aeg pöörata teine põsk, paneb vastu, et see lõpp, et ise kulutab võib-olla evangeeliumi veel samal ajal. Ja mõtled, et mis see nüüd muutus siis selle inimese elus? Kas ta siis koges nüüd Jumala armu või selle rusika näol? Et me teeme seda oma sõnadega. Sa paned vastu, et minuga ei räägita niimoodi ja nii ja naa. Mul on lihtsalt üks kogemus oli tänaval üks hästi selline provokatiivne inimene, hästi niimoodi, näha oli juba eemalt, et meie hõlmad laiali tuleb, seal niimoodi hästi ülbelt käitub ja niimoodi hakkas seal vehkima kätega ja esimesed sõnad, mis oli S-tähega sõna ja sööge S-i oma Jeesusega ja nii ja naa, et hästi selline nagu solvav. Sul on väga raske seda vastu võtta, sa said aru, et nüüd said rusikaga vastu nägemist. Et siis tahaks nagu kaitsta ennast kuidagi, oi nüüd ma hakkan kaitsma, aga
natuke aega siis ma nägin, kuidas mõni inimene seal temaga käitus, kristlane, ütlesin, appi see nii ei kõlba kohe mitte kuidagi, et see asi läheb hullemaks, see on nagu maailma moodi käitumine. Ja ma ütlesin, et nii ei toimi see asi, et on vaja teistmoodi käituda. Ja ma ütlen, et just sellistes keerulistes olukordades, kus sind lüüakse, kus sulle öeldakse väga teravalt ja vastikult ja sa tahaks nagu vastu panna, sellest sõltub, kas nüüd see sool, mis sinu sees on olemas, kas see hakkab nüüd välja tulema või mitte. Ja igal juhul see, ma olin mõnda aega natukene jälgisin siin seda inimest ja siis kuulasin, mida ta teistega rääkis seal ja siis tuli välja, et ta on vangis olnud üle 25 aastale ja üle 20 inimese ära tapnud ja väga provokatiivselt käitunud ja see on näha, et siis rääkis mulle ka, et ma võin siin paari liigutusega selle inimese ära tappa ja nii ja naa. Ja siis ma ütlesin, aga see, mis ma nägin probleemi temas, et ta oli natuke küll purjus, aga ta rääkis oma südamest. Ta ütles, et te räägite oma Jeesusest siin ja et mind te üldse ei kuula. Räägite, pommitate siin. Ma saan aru, et see inimene nii katkine tegelikult. Ta on hästi ülbe, aga ta sellepärast ongi ülbe, et ta on nii katki. Ta ei oska teistmoodi suhelda, rääkida ja et tal on seda soola vaja, mis annab sellele elule maitse. Ta ütles, et ta väga selles suhtes rääkis provokatiivselt, et kus see Jumal teil on, kui mina olin näiteks seal lastekodus. Mind vanemad hülgasid mind, kus see Jumal oli siis, et ja ta hästi sihukesed nagu ülbelt ütles, aga ma sain aru, et tuleb vaitale kuulata inimest. Ja ma arvan, et see kuulamine on ka üks maasool, et sa kuulad sellised keerulisi inimesi, mitte ära põgeneda, mitte saata teda kuskile, las keegi teine tegeleb, äkki on vaja kuulata. Ja igastus, kui me oleme mõnda aega kuulanud teda ja ma isegi ütlesin talle, et ja küll räägi, ma kuulan, siis Essi sa kuulad. Ma tean, te kõik ühesugused. Ma sain aru, et me kristlased oleme nii palju nagu valesti käitunud, et me oleme nagu seda soolasust kuidagi vähe võitu meie miski pärast. Et see ei avaldu kuidagi, me hoiame seda endal, meil on see olemas, aga me ei kasuta seda. Ja siis, kui ta oli mõnda aega nagu rääkinud ja halvustan isegi mind, siis kuskil 5 minutit ainult umbes. Ja siis, kui ta nägi, et ma päriselt ka kuulan teda, siis ma ütlesin, et tal oli üks sõber ka, kes ütles, lähme minema nende hullude juurest. Ja siis ütles, et tahtis kalistada mind. Ja me kalistasime ja need sõbrad vaatasid, mis te teete siin. 2 meest, üks hullem kui teine ja kalistavad. Enne oli tahtis peksa anda, aga nüüd pärast kalistas. Ta läks nii südamesse, ta koges, et midagi teis on, ma ei tea, mis asi teis on, aga midagi teis kristlastes on. Et see sool, ma arvan, et see oligi see, mida ta koges. Ja ma arvan, et Jumal just sellises maailmas, äkki ta saab jüngreid ju tegelikult nagu tallekesi huntide keskele. See on ebaloogiline. Taevariigis ei ole hunte, aga siin maa peal on. Ja see Jumala riik näeb välja nagu talleke, aga sa pead minema ja olema kätte saada nende huntide jaoks. Sest neil on vaja seda, sest Jeesus soolal on ju see säilitav mõju ja ta annab maitse elule. See inimene, ta küsis, et ma vist ütlesin talle enne, kui me lõpetasime seal, ta ütlesin, et esitas sellise, et kus see Jumal nagu on, et ma ütlesin, et Jumal on puhtas südames. Jumal on, kui sa tahad, Jumal on ise tõotud, ma näitan ennast neile, kellel on südamed puhtad. Ja siis ta sai aru, ma olen nii musta räpane. Ma olen nii palju kurja teinud. Et tegelikult me ka kõik oleme kurja teinud. Me oleme ka kurja teinud. Ainult, et Jumal on see, aga me ei saa Jumalat niimoodi näha, aga Jumal on see, kes tahab ennast ilmutada. Tema on see, kes puhastab meie südamed. Ja siis ta pärast ütles, et jah, ütleme, ta sai puudutatud, aga ma räägin selle mõttega, et see maailm vajab tallesi. See maailm vajab seda soola, see maailm vajab seda valgust, mis sinus on. Ta vajab seda Jumala riiki näha, ta tahab seda katsuda, ta tahab võib-olla seda lüüa, ta tahab võib-olla seda kiusata taga, võib-olla isegi tappa. Aga kui ta saab seda katsuda, siis ta saab aru, et siin on Jumala riik. Aga mulle ei meeldi, et minuga niimoodi käitutakse või nii halvasti öeldakse.
mulle ei meeldi sellised asjad. Aga siis ei meeldi, et sul Jumala riik on sinu sees. Et me peame andma ennast, aga Jeesusega käituti samamoodi. Kui Jeesusega käituti halvasti, käitutakse ka sinuga halvasti. Kui sa annad ennast tema kätte, et sa pead paraku leppima, aga see on Jumala arm. Kui see avaldub, kui sa annad ennast Jumala kätte, siis on see Jumala arm, mis hakkab välja paistma sinu elus, nendes just keerulistes olukordades. Et anna ennast tema kätte, see sool ka säilitab seda maailma, see säilitab, et see ei läheks riknema. Et kui soola ei ole, siis kõik toidud lähevad riknema. Samamoodi see maailm läheb riknema, kui ta ei näe soolasust meie kristlaste elus. Sellepärast pannakse paljudes Euroopas või kus iganes, ka Eestis pannakse kirikuid kinni, sest ei ole sellist nagu soolasust, mage kristlus. See võib olla täiesti niimoodi, kui inimesed ei kasuta seda. Kui ei tee seda, kui Jeesus ütles, minge ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Ja kui see jääb teooriaks sinu elus ja sa ei lähe, siis see on nagu vaka all. Ma ei räägi, et sa pead see evangeeliumi nii kuuluta, nagu mina teen seda, aga sa pead midagi tegema, et sa kuidagi välja paistaks. Ehk siis mitte tegelikult ei pea vaid tegema, vaid et ma tahaks just seda öelda, et kasuta neid võimalusi ära, mis sinu ellu tulevad. Mis seda ma tegelikult, Jumal saadab inimesed sinu juurde ja ole kättesaadav. Et see, mismoodi mina olen nagu kättesaadavaks teinud, ma lihtsalt olen teatud kohas, me oleme seal bussijaama taga, käime aeg-ajalt ja oleme kättesaadavaid inimestele. Soolasuse mõte ei ole see, et sa oled hästi soolane, siis hästi palju külvad soola kelle peal. Keegi taha seda, see on ju vastik soolane. Aga sa teed kättesaadavaks ennast. Et kui keegi inimene tunneb huvi, et sa oled nagu lood kontakti, tekitad usaldust, tunnet inimestes. Inimestel on usaldust vaja saada. Et kui sa sellised, sinu võid leida teise meetodi, aga kui sa ei oska, siis tule proovi koos meiega seda teha. Ma tean, et see nõuab julgust ja see nõuab, mulle meeldi see, äkki mul on häbi ja kõik, ja mul on samamoodi häbi. Paljudes olukordades mul on väga häbi olnud. Aga sa lähed läbi koos Jumalaga sellega. Sa näed, mida Jumal teeb, hakkab asju tegema, sa pead lihtsalt olema kohal. Ei pea mingit ma olen nii palju, kui mina olen usuelus, kui ma sain kristlaseks, tulin kogudesse, ma olin 4 aastat kus kristlane, kodukristlane. Uskusin, aga ei teadnud midagi Jumalast asjadest. No natuke lugesin, aga kui ma kogudusse tulin, siis hakkas kõik muutuma elus. Kõik see sai nagu, ma ei tea, mitte teine käik sisse, et 4. käik läks kohe sisse ja hakkas muutuma nii palju. Lihtsalt, et praktiseerisime evangelismi ja käisin piiblikoolis ja kõike sellist asja kohe hakkasin praktiseerima, ma sain aru, et see on väga oluline ja juhtus nii palju asju. Ja kui ma ei oleks mitte midagi teinud, poleks mitte midagi juhtunud, ühtegi imetähte poleks juhtunud, ühtegi inimest poleks tulnud Jumala juurde. Et need võimalusi ja kogemusi ei teki. Sa pead lihtsalt minema nagu see tallekene sinna, midagi pole teha. See on ebameeldiv, aga Jumala armust, isegi kui sa peaks ka juhtuma, et sured või lastakse maha, nagu siin hiljuti Charliega juhtis, et see on Jumala arm. Tema pärast surra ei ole mingi häda. See on minu meelest see on au asi. Tema pärast olla siin maailmas, kui lasta midagi juhtub siin. Et parem suura märtri surma kui mingi vanadusse ja ilma soolata. Magedat elu elad, lihtsalt nautid oma õnne taga ajada, mida inimesed ajavad. Terve see ilma ajab õnne taga, sest elu on nii tühine ja mõttetu muidu. Kui õnne ei ole, siis pole mõtet eladagi. Mida paljud räägivad, tervist ei ole, siis pole ka mõtet elada ja paljud teevadki enesetappu lihtsalt. Aga see ei ole elu mõte. Jumal ei kutsunud selleks, et sa oleksid siin lihtsalt naudiksid elu, täisväärtuslikku elu, vaid et sinu elu eesmärgil on kutsumine olla soolaks ja valguseks ja esindada Jeesust Kristus. Meie kristlastena, ma räägin siin, ma saan aru, et maailma inimestel ei ole seda mõtet rääkida, neile ei tunne veel Jeesust, aga sinul on midagi seda ja sa pead selle kuidagi edasi andma. Ma ei tea, palju mul aeg on, et mul on kaeb ajad ära siin, et andke mulle andeks. Andke mulle teada, kui ma pean lõpetama. Et saate aru, ma ei ole tavapärases olekus praegu siin. Et ma üritan, te peate natuke mind korrale kutsuma, keegi aitaks mind, kui ma läheks liiga pikaks lähen, et ma olen liiga pikale läinud, mul on öeldud, et kuule, võta natukene lühemaks. Et ma ei taha teie aega ka rikkuda, aga lihtsalt ma räägin, et mul on omad probleemid siin. Et
läheme teemaga edasi. Et väga tänan. Aga siis sellest läägeks saamisest, et see on üks probleemne koht paljudes, nii minu elus samamoodi, et meie elu, see maine elu, kuidas me siin maa peal elame, et need kohustused ja need, üldse see maine elu, see on suurem osa ajast võtab ju meie elu. Me oleme kirikus, käime siin 2-3 tundi, eks, pühapäeviti, aga enamus ajast me oleme väljas ju tegelikult. Ja see on kõige olulisem, kas seal sool paistab. Siin pole see soolast mingit tolku, siin on hästi palju soola, ma vaatan praegu. Kõik on, no ma loodan, et kõik hoiavad Jeesus südames, see soolane, aga sellest pole siit kasu. Seal väljas on seda vaja. Seal on mage elu. Ja võib-olla ka sinu elu, võib-olla on mage, aga siis lase Jeesusel avaldada oma elu, siis hakkab elu, muutub nagu vürtsikamaks, maitsekamaks. Ja see on maailma vaja seda maitsekust. Ja ma tean, et see nüüd meie vastutada. Jumal annab küll armu meile, annab need võimalused meile, aga sa võid need võimalused raisku lasta. Ja palju, kui oleme raisku lasknud, mina olen ka väga palju võimalusi raisku lastnud ja pärast kahetsed ja midagi teha ka ei saa enam. Mis möödas, see möödas. Aga Jumal, see nii kaua, kui sa veel elad, annab Jumal uusi võimalusi. Ja ära lase raisku need minna, need võimalused. Et see on nagu Jumala kingitus. Taevariigis on juba hilja neid võimalusi kasutada, mis siin maa peal anti sulle teha. Ja need inimesed, kes sinu juurde tulevad, kelle sa võid nagu kontakti saada, et see on Jumala kingitus. Mina ütleme, see suvel, mis me nägin seda inimene, minu jaoks oli see suur kingitus, selline inimene, kes tahtis mind tappa tegelikult ja ütles nii halvasti, aga see muutis tegelikult minu suhtumist. Ma sain aru, et ma pean oma seda soolasust nagu kuidagi, ma olen liiga mage vend, ütleks niimoodi. Ma ei saa niimoodi elada, me ei saa niimoodi Jeesust rääkida sellise moel, nagu siiamaani olen teinud. Ma pean sellise inimesega, see inimene õpetas mind nii palju. Sellised inimesed õpetavad. Kui ma oleks siin teie keskel, meie keskel, kes me siin oleme, et me oleme kõik nii sõbralikud ja kõik on nii nunnud, keegi ei ütle halvasti, keegi ähvarda noaga, kuule, ma nüüd tapan su ära. Kõik on miski pärast nii sõbralikud, siin ma ei kasva ka tegelikult selles mõttes. See on tore olla, aga ma ei kasva ka siin. Just seal, kus sa oled ohtlikus olukorras, kus siin öeldakse hästi teravaid sõnu, seal sa kasvad. Seal hakkab see sool avalduma, seal hakkab Jumala riik väljenduma ja midagi pole teha, et lihtsalt siis otsustad, kas lähed või mitte. Ma tean, et üksinda väga raske minna seal. Mulle meeldi ka niimoodi, raske on olla, aga selleks on mõned inimesed, leia mõned inimesed, kellega koos minna välja. Kuidagi seda praktiseerida, seda soolasuse välja laskmist. Pead seda tegema. Kui sa leiad mingid sõbrad, kes on veel sinu sõbrad, kes ei ole kogudusest, kuidagi proovi neile seda evangeeliumi jagada. Mina mäletan, ma olin veel siis, kui ma sain kristlaseks ja kogudusse tulin, ma hakkasin kohe rääkima töö juures, panin igasugused voldikuid ja need traktaate sinna lauade peale, siis inimestele hakkasin ka rääkima nii palju, kui sain. Ja ega ma ei osanudki vastata, ma olin just tulnud kogudusse ja keegi ütles, et kas ma olen see, ma ei mäleta enam, kas jesuiit või midagi, ma ei tea, mis see tähendab üldse. Igal juhul mõtlesin nii valesi vastuseid, et pärast sain aru, et appi see ei kõlbanud kuskil, aga ma tegin siirast südamest. Ja inimesed kuulasid seal, meil oli väike suitsupaus inimestele, siis kuulasid ja ma sain rääkida neile. Ma tahtsin seda jagada ja oli nii põnev ja nii kogetav, kuidas Jumala riik oli kohal. Isegi kui sa oled puudulik, isegi kui sa valesti räägid, see ei olegi, muidugi ei pea meelega rääkima valesti, aga kui see kogemata juhtub, pole mingi probleemi, Jumala arm katab kõik sinu vead, sinu puudused, peaasi, et sa liigud välja. Isegi kui sa liigud vales suunas oma autoga, sul on rool olemas, sa saad seda keerata õiges suunas, kui sa saad ühel hetkel aru. Ma olen ka sõitnud vales suunas, kohe mitmed 10 kilomeetrid ja pärast võtad välja, oi, see on teine koht. Siis keerad ümber, vähemalt on rool olemas, et ümber, et ei maksa põdeda seda, et ai, kui valesti räägid, siis terve elu põed seda, mida sa valesti tegid, see on mõttetu. Peaasi, et sa lähed edasi koos Jeesusega. Et me oleme kõik puudulikud, mina olen ka puudulik, ma olen ka eksinud, valesi asju teinud, aga see Jumal ei kutsunud, et nüüd põdege, mida te valesti teinud. Vaadake, kuidas te nüüd siin, kes te olete, mis te teete siin, võiksite rohkem paremini teha asju. Ei, ta räägi seda, ta ütleb, et mine liigu edasi.
et ma muudan sinu elu sellel teekonnal, seal isegi kui sa käid valesti midagi, seal teekonnal ma olen ka sinuga, ma aitan sind ja puhastan sind ja pühitsen sind. Kui sa teed pattu, ma tõstan sind ise üles, anna ennast minu kätte lihtsalt, see on küsimus. Kas annad ennast tema kätte või anna? See on küsimus. Ja sool sümboliseerib, ma nüüd varsti lõpetan, et ma saan aru, et sool sümboliseerib seda truudust. Räägitakse soola osadusest, et kui inimesed on puudal soola ära söönud, siis nad kõlbavad, ma ei tea, kas abielluda või mis iganes, et siis nad armastavad üksteist. Et enne seda on armumised ja muud sellised tunded käivad sinna tänna, aga kui sa oled ega soola osadus tekib, see tähendab truudus, ma jään ustavaks sinuga, ma söön sinuga koos. Ma olen osaduses sinuga, see on see point, Jumal tahab olla osaduses meiega. Meie ei ole temaga osadus, me jookseme sinna ja tänna ja ma tahaks sõpradega ja kellega, ma tahaks seda teha, tooda teha, aga tahab olla sinuga osaduses. Ka seal keskkonnas, kus on väga rõve, must, kus võib-olla sinu sool liguneb ära, aga Jumal tahab ikkagi sinu juures olla ja ta tahab sind kasutada ja see sool sümboliseerib siis truudust. Et isegi kui on keeruline olukord, isegi kui sa ei mõista Jumalat ja sa võib-olla ei meeldi, mida Jumal räägib, et teha, kuhu ta sind läkitab võib-olla, aga ole osaduses temaga. Ja see tähendab truudust, et ma jään ustavaks sulle, isegi kui ma ei saa aru sellest ja ka abikaasade suhtes, et see Jumal ootab truudust, sest nii kaua, kui sa oled armunud, ei ole seda probleemi. Aga see ei ole ka armastust. Aga siis, kui sa oled juba aastaid koos elanud inimesega ja siis kui hakkavad ilmnema nähtused, mis sulle ei meeldi, tulevad need aastad, mis sulle enam ei meeldi, nagu see ütleb Koguja raamatust. Need aastad tulevad, sulle ei meeldi ja võib-olla sulle ei meeldi ise endas, vaata, tulevad siin, läheb lagedamaks siin asi või mõnel pole üldse enam juukseid või siis läheb kortsuliseks, hästi kortsuline, mu vanem oli hästi kortsuline, ma vaatasin, ta oli niukene, no kuidas saab nii kortsuline nagu rosin, aga mina muutan ka samamoodi varsti kortsuliseks. Mõned on siledad, vanas eas ka, aga mõni läheb nii kortsuliseks. Ei meeldi see asi. Ja vanemad inimesed räägivad, mulle ei meeldi need aastad. Ja võib-olla sinu abikaasa ei meeldi sulle enam, sest ta enam ei ole nii nunnu. Karumõmmi, pehme ja karvane ei ole enam niuke, nad on muutunud vastikumaks. Ja siis tuleb küsimus, kas see sool, kas see truudus on seal olemas. Jumal ei oota sellist, ta ei ole tõotanud, et terve elu oled nüüd noor ja tugev ja õnnelik inimene. Õnnelik, elu lõpuni, surra kui õnnelikuna, ei, su elu võib minna tead, mis iganes asjast läbi, aga ta tahab, et sa oleksid truu ja ustav talle. Ja see tähendab osadust Jumalaga. Sellest Jumala piibel räägib soola osadusest. Ma ei jõudnud sellest kõigest rääkida, aga loe ise soola osadust, otsi välja piibel.netist või äpist, loe sealt. Jumal tahab sellist osadust sinuga. Sellest sõltub, kas sool hakkab välja tulema või mitte. Ja abikaasade suhtes samamoodi, et see pannakse proovile, see osadus. See truudus pannakse proovile. Kui tulevad ilusamad, nägusamad, kellega võiks koos olla, see pannakse proovile. Kui sa oled noor, sa ei saa aru sellest, aga kui sa oled teatud eas, teatud võimalused tekivad, siis saad aru. Nüüd on siin minu valida, kas ma olen truu või ma ei ole. Et kas sa hoiad osadust oma abikaasaga või mitte. Kas sa, piibel räägib, et ära mine, seal räägib küll ühest hoora naisest, et ära mine tema koja ukse ligi, ära mine sellistesse kohtadesse, kus sul tekib kiusatus, kus on ilus ja kena naine, kes rahuldab sinu vajadusi. Ära mine sinna üldse ligigi. Et tahaks minna, mõni ütleme, naine võib-olla ei anna kätte ennast kui vaja, käitub vastikult ja siis kurat, mine sinna, seal saad. Ja siis tuleb küsimus, kas sa oled truu ja ustav. Aga mulle ei meeldi selline kuiviku elu, ma tahaks elu nautida, aga vaat siis sellest sõltub, sinu otsusest sõltub, kas Jumal on sinuga, kas sool tuleb esile või mitte. Jumal saab muuta need olukordas aja jooksul. Küsimus on, kas sa lased ennast Jumalal võtta üle need olukorrad või lase. See on küsimus. Kui sa lased, siis sa näed Jumala imesid. Kui sa ajad oma asja, näed enda lahendus ja teed selle järgi, sa rikud
väga paljud inimesed rikuvad lihtsalt oma elu ära. Nende abielud on rikutud, nende suhted kõik on rikutud ja kogu nende elu. Ma olen tänaval näinud need vrakke. Siis näed, et appi. No, siuke nutma ajab. No. Kuidas saab nii katki inimene olla? Aga Jumal saaks teha korda. Minu elu saab korda teha sinu elu. Isegi kui sul on midagi katki, ta saab seda teha. Ainult lihtsalt anna ennast tema kätte. Eks ma vaikselt lõpetan. Aga ma rohkem ei jaga. Et palvetame selle eest, et see soolasus meis kuidagi avalduks. Et ei oleks meie elu, vaid oleks Kristuse elu meie sees. Aga seda peab paluma ja palume, kui sa oled selle osaduse kaotanud Jumalaga või sa oled ise ära rikkunud selle, mis iganes. Jumal saab hakkama sinu jamadega. Meie ei saa oma jamadega hakkama. Me üritame seda parandada, läheb hullemaks ja hullemaks, aga lihtsalt anna ennast Jumala kasutada. Ta saadab sinu teele inimesi ja kasuta neid võimalusi ja aga palvetame. Kallis taeva isa, me tuleme sinu ette Jeesuse nimel. Isa, me täname sind selle päeva eest. Täname sinu sõna eest. Tänan, et Jeesus, sina oled see, mille pärast me siin elame. Sina oled see põhjus, miks me siin oleme. Ja sinu pärast me tahame siin elada ja sinu pärast me tahame siin teenida. Me tahame, et sina paistaksid meie elust välja. Ja see sinu soolasus ja sinu maitsekus. Kõik see, mis sinus on, et see paistaks meist välja. Kallis taeva isa, ma tänan sind, et meil on see võimalus sind teenida, et kasuta meid. Isa, sa näed ka meie puudusi ja kui me teeme rõvedad asju mõnikord ja või ütleme midagi, mis üldse kõlba ja millest meil on häbi ja võib-olla oleme teinud otsuseid, mis me kahetseme, aga ikkagi me anname kogu selle paketi, mis meil on, kõik need puudused ja eksimused, anname sinu kätte ja kasuta meid enda austuseks, puhasta ja pühitse meie elu ja et see sool paistaks välja meie elust. Et me ei oleks sellised magedad vennad. Et me ei laseks neid võimalusi raisku, mis sa oled meile andnud ja kinkinud oma armust. Palun, et me kasutaks neid, et me oleksime efektiivsed kõiges selles. Aita meil seda parandada. Sa oled öelnud, et parandage meelt, sest Jumala riik on lähedal. Aga Jumala riik on juba meie sees olemas. Jumal, aita meil sellele vaatamata parandada ennast. Anda sellist eluviisi, mida me oleme siiamaani mõnikord elanud. Palun aita meil muutuda, aita meil oma truu olla sinule, truu olla oma abikaasadele, aita meil truu olla selles kutsumises, mille sa oled meile andnud. Aita meil seda kutsumist nagu märgata, mis meie sees on olemas ja selles liikuda ja seda sinu kätte usaldada, et me ei kardaks ega häbeneks evangeeliumi, häbeneks seda teha sinu jaoks asju, et me ei kardaks neid hunte, et me ei kardaks neid kurja inimesi, kes ähvardavad. Sa oled öelnud, et sulle meeldi arad. Arad ei kõlba Jumala riiki. Isa, meie loomuses on olla arg. Me kardame paljusi asju. Aga me anname ikka selle arguse, need tunded ja need sellised olukorrad, mis meil meie sees keevad. Me anname need sinu kätte ka, Jeesus. Võta need puudused ja kasuta Jeesuse austuseks. Isa, sa näed, siin on kadunud inimesi nii palju, nad katkised inimesed, nad kõik suplevad selles magedas vees. Nad otsivad vürtse pidudest, otsivad vürtse paturõõmudest. Neil ei ole midagi muud ju. Neil ei ole seda soola, sest me võib-olla oleme liiga palju eemal olnud nende inimeste juurest. Me oleme kaugel nendest, me oleme eraldunud nendest. Aga Jumal, sa oled öelnud, minge välja, sest see maailm ajab maitsekat soola, mis teeb elule mõtte, mis annab elule eesmärgi, annab maitse elule. Jumal, aita meil minna nende juurde. Aita, et me ei kardaks neid, et me ei häbeneks, kui nad midagi ütlevad halvasti, kui nad loobivad meid sopaga ja ropendavad meie peale ja sõimavad meid. Jumal, aita meil olla julged. Aita meil olla Jeesuse esindajad.
isegi kui meile öeldakse halvasti, ikkagi me jääme ustavaks ja me ei karda. Me läheme edasi koos sinuga, Jeesus. Sest me teame, et soola ei saa ära rikkuda, kui see on meie sees olemas. Kui me vii seda sellisesse keskkonda, kus see ära liguneb, sool jääb ikka soolaks. Selle keebiline koostis ei muutu, see ei kaota säilivust. See ise säilitab. Soolal ei ole säilivusaega. Et Jeesusel ei ole säilivusaega meie elus, vaid see on olemas meie sees ja palun sind, Isa, kasuta meid, vii meid nende inimeste juurde, isegi kui me ei taha minna, isegi kui meil on häbi ja kardame, viime nende juurde, kasuta meid. Vaatamata meie nõtrustele, mis on selleks, oled meid kõiki kutsunud siia üldse, et olla olemas nende inimeste jaoks. Tänu sulle, taeva Isa, tänu sulle, Jeesus, tänu sulle, armas Jeesus. Aamen.